Selles asjas arvestati tegelikult täiendavaid tõendeid, mida me eeldame, et esitatakse kohtuprotsessil. Ma ei hakka selle täiendava tõendi üksikasjadesse laskuma. Ma ütlen vaid seda, et esitasime eelkuulamisel vaid väikese, kuid olulise osa oma tõenditest. Ja see saab olema võtmetähtsusega, sest kaitse tõi esile mõningaid väidetavalt olulisi lünki prokuratuuri süüdistuses laulja Davidi vastu seoses 14-aastase Celeste Rivas Hernandeze väidetava mõrvaga. Nii et me tahamegi rääkida, millised need lüngad võivad olla ja mida prokuratuur võib ette võtta. Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Ma tahan siin midagi teha. Ma tahan teha midagi väga konkreetset, kui asi puudutab Davidit. David Anthony Burke'i, laujat. Teda süüdistatakse esimese astme mõrvas, alaealise pidev seksuaalne kuritarvitamine ja ebaseaduslikult inimjäänuste moonutamine seoses 14-aastase Celeste Rivas Hernandeze surmaga. Muide, ma pean selle kiiresti ära ütlema. Teate, me oleme seda juhtumit kajastanud. Aga kui te soovite dokumente vaadata ja saada sellest täielikku, igakülgset ülevaadet, siis kõik, mis meil on, minge Long Crime Plus rakendusse, sest meil on kõigi suurte juhtumite jaoks, mida me jälgime, olemas juhtumitoimikute osa. Meil on üks Davidi kohta, nii et vaadake kindlasti järele. Seal on palju infot, mida me siin Sidebari saates tihti puudutame. Aga kui soovite kõike ise lugeda ja näha, see on seal olemas. Ma tahan vaadata võimalikke auke prokuratuuri juhtumis, võimalikke puudujääke. Ja põhjus, miks me seda teeme, on see, et me just käisime eelkuulamise läbi. Ja see andis meile aimu mõnest asjast. Ja kuigi jah, kohtunik otsustas, et on piisavalt tõendeid, oli piisavalt tõendeid, et see juhtum edasi liiguks. Me teame, et prokuratuur ei pea eelkuulamisel kõike esitama, mis neil olemas on. Ja muide, ringkonnaprokurör Nathan Hackman ütles, see, mida meie büroo eelmisel nädalal esitas, on väike, kuid illustratiivne osa tõenditest, mille uurijad on kogunud ja mis tõestavad, et süüdistatav Burke on süüdi. Ilma põhjendatud kahtluseta Celeste Rivas Hernandezi jõhkras mõrvas. Ja B, eelkuulamisel on latt nii madaleks. Sa pead lihtsalt näitama piisavat alust, et anda keegi kohtu alla. See on hoopis teine asi, kui sa pead vandekohtule tõestama süüd ilma põhjendatud kahtluseta. Seda silmas pidades, ma saan aru, et prokuratuur ei esitanud kõike. Nad ei peagi, aga mõned küsimused jäävad õhku. Prokuratuuri juhtumis on võimalikke lünki, millele kaitse juhtis tähelepanu või mille üle kaitse vaidles ja prokuratuur peab võib-olla sellele kõigele kohtuprotsessil vastama. Nüüd, ma tegelikult loetlesin paljud neist üles, kui interveerisin ringkonnaprokurör Nathan Hochmani oma News Nationi saates Jesse Weber Live'is hiljuti. Ja ta ütles mulle, et tema meeskonnal on olemas tõendid, et kõike seda käsitleda, et tema sõnul on see tugev kaudsetele tõenditele tuginev juhtum. Aga millised on need võimalikud lüngad? Millised on need võimalikud nõrkused prokuratuuri juhtumis, mida sa juba nägid kaitsel üritamas uurida või ära kasutada? Just sellest ma tahan rääkida. Nüüd, las ma teen ühe asja väga selgeks. Jah, David Anthony Burke, David, ta on süütu, kuni tema süüd pole tõestatud. Ja isegi enne, kui ma hakkan kõiki võimalikke auke arutama, prokuratuur on juba esitanud sellel eelkuulamisel mõningaid üsna veenvaid tõendeid. Ma mõtlen, et kui rääkida pideva seksuaalse väärkohtlemise süüdistusest, siis minu juriidilisel arvamusel on prokuratuuril palju tõendeid. Kui nad üritavad tõestada, et Davidil oli alaealisega ebaseaduslik seksuaalsuhe pikema aja jooksul, kui LAPD detektiiv Corey Farrell oli tunnistajapingil, ta vaatas läbi kõik need väidetavalt seksuaalse sisuga fotod, mis olid väidetavalt Davidi telefonis. Ma ei hakka siin liide täpseks minema, aga põhimõtteliselt väideti, et need olid pildid lauljast, kes oli seksuaalvahekorras Celestega. Alasti fotod, sõnumid Plan B-st, rasedusest ja abordist, seksuaalpositsioonid, suhe, erakorraline rasestumisvastane vahend. Ja Farrell ütleb, et nende seksuaalse sisuga vestluste kuupäevad ulatuvad tagasi 2023 aasta novembrisse ja jätkusid kuni 2025 aasta märtsini. Et teile näidet tuua, siis Davidi telefon saatis väidetavalt ühel hetkel sõnumi, sest teate ju, ma ei saa kindlalt öelda, et Davet ise seda ütleseks. See on Daveti telefon. Võib-olla kaitse väidaks, et keegi teine kasutas seda. Võib-olla raske vaielda. Davidi telefon saadab ilmselt sõnumi Celesti telefonile ja see on sisuliselt sõnum, kus küsitakse, kas see on tema oma. Nii et sisuliselt võiks väita, et jutt käib beebist. Celesti telefon vastab.
muidugi on see sinu oma, Taavet. Ja et oleks selge, milline võiks olla kaitse, see tuli välja eelkuulamisel, kus abiprokurör Bev Silverman, selle juhtumi prokurör, tõi välja, et isegi kui Celeste oleks Taavetile oma vanuse kohta valetanud, ei oma see tähtsust. See ei vabasta teda kriminaalvastutusest. See on ikkagi lapse seksuaalne väärkohtlemine. Ma ütlen teile, et ma pole näinud ühtegi kohtupraktikat, mis seda vaidlustaks, kuid olen kindel, et kaitse uurib seda. Eks näis. Nüüd, mis puudutab väidetavat keha tükeldamise süüdistust, ebaseaduslikku inimjäänuste moonutamist, siis detektiivid andsid tunnistusi nende mootorsaagide kohta, mopisüsteemi, laibakottide, sinise täispuhutava basseini kohta. Kõik need olevat väidetavalt tellitud Taavi koju varju nime all päevadel pärast Celeste väidetavat surma. Kuidas DNA ekspert tunnistas, et tõendid oletatavate vereplekkide kohta kodugaraažis vastasid Celeste DNA-le, et teil oli kriminalistika ekspert, kes tunnistas Taavi kodus olnud mattide kohta, millel olid sirged veiked ja plekid, mis andsid võimaliku vere suhtes positiivse tulemuse. Tõendid väidetava prügikoti kohta, milles olid plekilised salbrätikud, väidetavad lõiked selles sinises täispuutavas basseinis, kuidas sinised plastikutükid, mis leiti Celeste säilmetest, olevat väidetavalt kooskõlas selle täispuutava basseiniga, mille Taavi väidetavalt tellis ja mis leiti Taavi kodust. Et Taavi Teslas, kus leiti Celeste säilmed, oli väidetavalt 11 õuvärskendajat. Kuidas testimisel leiti autos võimalikke verejälgi. Silverman arvab, et veri võis lekkida pargitud Teslast, imbuda läbi kummimattide ja jõuda all olevate tellisteni. Aga kuidas on selle tunnistusega, mille kohaselt väidetavalt kohe pärast seda oletatavat tapmist 23. ööl vastu 24. hommikut? Väidetavalt näitavad digitaalsed andmed, et Tesla sõitis Santa Barbarasse, et väidetavalt leiti Celeste passikaart Santa Barbara maakonnast. Ma ütlen seda kõike selleks, et prokuratuuril on selles asjas kindlasti tõendeid, mis esitavad kaitsele väljakutse. Aga see ei võta ära selle episoodi keskset mõtet. Ma tahan vaadata võimalikke probleeme, võimalikke lünki, võimalikke auke prokuratuuri loos. Nii et kõigepealt ma pean selle lihtsalt välja tooma. Minu jaoks on esimene lünk mõrvasüüdistuses. Me kindlasti ei tea praegu, mis selles majas juhtus, mis välja tuli. Detektiiv Farrell kinnitab, et sel ööl ei olnud Celesti ega Davidit elukohas jälgimiskaamera salvestisel. Ühtegi tunnistajat ei esitatud, kes oleks näinud Celesti sisenemas sellesse majja Doheny Place'il. Ja kuigi prokuratuur väidab, et David korraldas sel ööl Uberi, et Celeste tema juurde viia. Ja väidetavalt oli selle kohta ka sõlumivahetus, sealhulgas aadressi, Uberi saabumise ja värava lahtioleku kohta. Ilmselt ei suutnud Uberi juht kindlalt öelda, et ta jättis Celesti just selle maja juurde. Detektiiv Farrell tunnistas, et keegi ei näinud sel ööl Celesti Uberist väljumas. Keegi pole seni tunnistanud, et nad nägid tapmist või vaatasid, kuidas Celeste suri. Selle konkreetse, umbes 20-minutilise ajavahemiku kohta, selle öise akna kohta, kui prokurörid usuvad, et Celeste mõrvati pärast väidetavat saabumist Davidi juurde, ei kutsutud ühtegi tunnistajat. Nüüd, mida prokuratuur võiks teha? Nad võiksid siduda Celeste ja Davidi vahelise sõlumivahetuse telefoni asukoha andmetega. Võimalusel seostada seda hiljem Davidilt ostetud esemete või väidetavalt Davidilt ostetud esemete ostuga. Ja kasutada väidet, et Celesti telefonis pole enam aktiivsust, et koostada ajakava, millal ta väidetavalt kohale jõudis ja millal ta väidetavalt tapeti. Nii jõutaksegi selle 20-minutilise ajavahemikuni. Ja jah, süüasju saab allatada ja võita ka ainult kaudsete tõendite põhjal. Sina ja mina teame seda mõlemad. Alati ei ole vaja otseseid tõendeid nagu valvekaamera salvestis või pealtnägija, aga siin räägime võimalikest lünkadest. Ja see viib meid teise olulise punktini. Eeldades, et ta läheb majja sisse, mis siis juhtus? Kuidas sa tead, et see oli esimese astme mõrv eriasjaoludega? Ei detektiiv Farrell ega ka kohtuarsti asetäitja ei suutnud täpselt öelda, mis juhtus. Ja seda muudab keerulisemaks asjaolu, et mõrvarelva ei leitudki kunagi. Ja et anda teile aimu, mida ma mõtlen, vaadake ristküsitlust doktor Grant Hawga, selle kohtuarsti asetäitjaga, keda ma mailisin. See oli siis, kui kaitse teda küsitles, sest kaitse küsis, kas kaugele arenenud lagunemine, mis meil selles juhtumis on, võib mõjutada toksikoloogiliste testide uimasti tulemuste täpsust. Tunnistaja ütleb, et potentsiaalselt võib. Kaitse küsis, kas on kasulik teada, kas inimesel on vaimse tervise ajalugu, kas ta on enesetapjalik või kas ta on harjumuspärane uimasti tarvitaja, kui koostatakse lahanguaruannet. Tunnistaja ütleb, et potentsiaalselt võib. Doktor Ho ei rääkinud ilmselt sugulastega nendest omadustest või võimalikest omadustest.
ja kaitse, nii palju kui me nägime, näis ristküsitusel vihjavat, kas on võimalik, et Celeste võis end ise noaga pussitada. Et ta võis endaga midagi teha. Teatekaitse Marilyn Benarski lasi Dr. Hall kinnitada, et ta ei saa välistada, et need kaks läbistavat haava, mida ta väitis olevat surma põhjuseks, tekkisid sekundite jooksul üksteise järel. Tsitaat. Te ei saa kindlaks teha, kas proua Hernandez hoidis nuga, mis põhjustas need kaks haava, eks? Õige. Te ei saa seda välistada, eks? Nii et see on üks kaalutlus, kuid me ootaksime, et leiaksime kõhklusjäldi. Ja siis küsiti temalt, kas on õiglane öelda, et ei tea, millistel asjaoludel need haavad tekkisid. Ja ta vastas, et õige. Eldades muidugi, et see on nuga, eks. Meil ei ole mõrvarelva. See jätab ruumi mõistlikuks kahtluseks. See jätab kaitsele võimaluse uurida. Ja me peame ette kujutama, et kaitse võib tuua omaenda patoloogi, kes võib-olla annab tunnistusi teistsuguse surmapõhjuse kohta kui mitu läbistavat haava või isegi teistsuguse surmaviisi kui tapmine. Nüüd, kust nad saavad selle idee, et ta väidetavalt tegi seda endale ise? Noh, te kuulsid seda küsimuste rida vaimse tervise kohta, eks? Väidetavalt küsis kaitseadvokaat detektiiv Farrellilt, kas Celestel oli koduvägivalla ajalugu ja kas oli sõnumeid, mis viitasid väidetavatele vaimse tervise probleemidele Celeste puhul. Ja kuigi kohtunik ei lubanud selle tõendi esitamist menetluse selles etapis, on võimalik, et see võib tulla välja kohtuprotsessil. Aga kui sa lisad sellele tekstisõnumid või väidetavad tekstisõnumid 22. kuni 23. aprillist 2025. Taas, see on see ajavahemik, millest me räägime. Võtmemoment, mil Celeste väidetavalt tapeti. Nii tõi esile kaitse Farrelli ristküsitlusel. Need näitavad väidetavalt, et Celeste nõudis Davidiga kohtumist enne, kui ta välismaale reisis. Et ta anus temaga isiklikult kohtuda, kuid tema ütles talle ei. See lükkaks ümber väite, et ta väidetavalt meelitas ta kinnistule, et teda tappa. Ja siis tundus, et detektiiv Farrell kinnitas, et David ütleb, olgu, nõustub Celestega kohtuma 23. aprillil 2025. Ja pärast seda, kui ta saadab talle selle sõnumi, lõpeta see jama ära, ma näen sind täna. Nüüd loeb Blair Burke, Davidi advokaat, ette selle väidetavalt ähvardava sõnumi Celestelt, mis kandis kuupäeva 22. aprill ja millest ta väidetavalt ütleb Davidile, et lõpetab tema karjääri. Ja ütleb oma isale, tsitaat, nii palju valesid tema kohta, et ta kavatseb tema elu ära rikkuda. Ma räägin oma isale nii palju kuradi valesid sinu kohta. Täiesti tõsiselt, ma lõpetan su karjääri ja elu. Ma rikun ära mida iganes. Ta olevat selle saatnud 22. aprillil. Nüüd luges Burke väidetavalt ette ka sõnumi Celestilt, kus ta ähvardas otsesõnu teha anonüümseid süüdistusi ja tsitaat, avalikustada kõik see, mis mul sinu kohta on. Ja see olevat seotud sellega, kas Taavet kavatseb postitada Aasia Collinsi sotsiaalmeediakontodele pilte neist kahest koos. Tundus, et vihjati, et ta oli selle inimese peale kade. Aasia Collins on keegi, kellest me oleme varem rääkinud, väidetavalt Taaveti tutvusringkonnas. Ja sellest olevat öelnud Taavetile, et tal on tema kontaktandmed, tema ema number, ähvardades kogu selle info avalikustada. Ja siis on sellised sõnumid, kus Celeste väidetavalt kirjutas Taavetile 2024. aasta augustis. Ma hoolin sinust. Ma tapsin oma lapse sinu pärast. Mulle ei meeldi sellest rääkida, sest see ajab mind väga endast välja, aga ma teeksin ükskõik mida, et see tagasi saada. Miks see siis oluline on? Miks see kõik tähtis on? Asi on selles, et jah, prokuratuur võib sellistele sõnumitele viidata ja öelda, jah, ta ähvardas teda paljastada ja tema karjääri hävitada. Tal oli motiiv teda tappa. Oma karjääri kaitsmiseks meelitas teda enda juurde ja tappis ta. Lõppude lõpuks ütlevad prokurörid, et tema debüütalbum Withered, see oli osa $19 miljoni suurusest lepingust Interscope Recordsiga. See pidi ilmuma vaid mõni päev hiljem, 25. aprillil. See puudutabki eriasjaolude süüdistusi, see on osa mõrva süüdistusest, eks? See tooks kaasa karmimad karistused, võimalik, et isegi surmanuhtluse. Tapmine rahalise kasu saamiseks, tunnistaja tapmine, varitsuses ootamine, eriasjaolud, eks? Aga kaitse võib ka väita, et just tema oli see, kes selle algatas. Et ta palus ise tulla. Et ta muutus hüsteeriliseks. Et ta käitus ettearvamatult. Et tal olid vaimse tervise probleemid ja et ta tegi sel ööl endale midagi. Et võib-olla ründas ta Taavetit. Et võib-olla ta tegutses enesekaitseks. Kas ta ründas teda? Kas ta ähvardas teda? Kas ta annab kohtus ütlusi ja väidab seda? Kas see oli afektiseisundis toime pandud tapmine, eks? Kas tegu on tapmisega hetkeajal, mitte ettekavatsetud mõrvaga? Kas on olemas mõistliku kahtluse võimalus? Kuna meil ei ole praegu rohkem teavet selle kohta, mis täpselt juhtus selle 20-minutilise aja jooksul väidetavalt suletud uste taga Celesti ja Davidi vahel, kui ta väidetavalt koju saabus ja kui Davidit süüdistatakse alibi sõnumi saatmises, eks? Nad ütlevad, et umbes 20 minutit pärast tema saabumist saadab David alibi sõnumi ja küsib, kus ta oli. Siin on lünk. Siin on mänguruumi. Ja ma pean ka midagi välja tooma. Kui sa mäletad, siis ühes prokuratuuri dokumentidest nad väitsid, et David seisis kõrval, kuni Celeste veritses surnuks. Kuidas nad seda teavad? Kuidas nad seda tõestavad? See ei olnud nii, et nad kutsusid tunnistaja, kes seda nägi.
Neil ei olnud ka valvekaamera salvestist, mis seda tõestaks, vähemalt seni. Kuidas nad saavad seda väita? Kuidas nad saavad väita, et tegemist oli esimese astme mõrvaga kõigi nende raskendavate asjaoludega? Tegelikult lubage mul rõhutada veel ühte asja, millele kaitse pööras tähelepanu kohtuarsti asetäitja ülekuulamisel. Sest kui mõelda lagunemise ja tükeldamise seisundile, see on probleem. Doktor H tunnistas, et on valmis ütlema, et ta oli olnud surnud nädalaid, sest on olemas nädalad ja kuud, aga ta ei saanud öelda, et ta oli olnud surnud kuid, sest pole olemas kuid ja nädalaid. Ma tean, et see on veidi tehniline, aga teisisõnu, teil on tunnistaja, kes ei saa kindlalt öelda, kui kaua Celeste oli surnud enne, kui tema säilmed avastati. Seega ei saa ta täpselt määrata tema surma kuupäeva kui 23. aprilli 2025 autopsia põhjal. Ja kui kaitse suudab vandekohut veenda, et ta oli elus pärast 23. aprilli, see saab olema märkimisväärne. Nüüd, kuhu ma arvan, et prokuratuur selle kõigega läheb? Mida ma arvan, et prokuratuur teeb, et sellele kõigele vastata? Siin on, mida ma arvan. Ja muide, see põhineb ka minu vestlusel ringkonnaprokurör Nathan Hochmaniga minu News Nationi saates. Ma arvan, et lugesin tema öeldust ridade vahelt. Ma kujutan ette, et prokuratuur väidaks järgmist. Kas te vandekohus tõesti usute, et Celeste kutsub end ise külla, sooritab enesetapu ja David mõtleb nii kiiresti, et vaid mõni minut hiljem saadab ta alibi sõnumi? Ta ei tule selle pealegi, et kutsuda kiirabi või politsei ja neile rääkida, mida ta just nägi, mis just juhtus. Kas te vandekohus tõesti usute, et ta ajab oma asja, kui Celeste teda jõhkralt ründab? Ta tapab ta enesekaitseks ja siis saadab rahulikult pärast seda alibi sõnumi. Ta mõtleb nii kiiresti ja siis väidetavalt ostab kõik vajalikud vahendid, et väidetavalt tema keha tükeldada. Nad hakkavad väitma, et see pole loogiline. Nad ütlevad, et tal oli plaan. Ta tahtis teda tappa, ta mõrvas ta ja üritas seda varjata. Lubage mul rõhutada mõningaid asju, mis eelistungil välja tulid, sest prokurörid väidavad, et kell 10:31 ehk siis sel ööl, kui ta tema juurde tuli, sel ööl, mil nad väidavad, et ta tappis ta, saadab ta selle alibi sõnumi. Uber ütles, sa oled kohal. Kus oled, eks? Kus sa oled praegu? Terry? Bro, kõik need sõnumid. Ja detektiiv Farrell tunnistas, et Davidi sõnumid Celestele jätkusid ka sel ööl, et pärast tema Uberiga saabumist saatis David Celestele umbes 10 sõnumit pärast seda, kui ta koju jõudis. See on süüdistus. Jällegi, kõik keerleb selle ümber, et David oli väidetavalt segaduses tema vaikimise pärast. Ja Farrell tunnistas, et pärast Celeste koju jõudmist ei olnud tema telefonis enam mingit tegevust. Miks? Süüdistuse kohaselt sellepärast, et ta oli surnud. Ja Farrell tunnistati, et Davidi Tesla telefon lahkus Hollywood Hillsi residentsist umbes kell 23:30, et teha need väidetavad Santa Barbara sõidudeks. Farrell ütleb, et kostja viimane sõnum Celestele tema telefonile saadeti 26. aprillil 2025. See oli päev pärast tema albumi Withers ilmumist. Nii et sul on kaks asja, eks? Celeste telefonist pole enam mingit tegevust. David ei kirjuta talle enam kunagi. Nad väidaksid, et see on kahtlane. Nad ütleksid, et tal pole sellega tegelikult mingit pistmist ja ta lihtsalt ei võta temaga enam kunagi ühendust või siis ei võta ta temaga enam ühendust, sest ta tappis ta, sest ta teab, mis temaga juhtus. Prokuratuur ütleb ilmselt, et me ei pea teile täpselt näitama, mis selles majas juhtus. See on ilmne. See on tugev kaudsetel tõenditel põhinev juhtum. Ja me mõlemad teame, kui palju kordi oleme siin saates Sidebar käsitlenud juhtumeid, kus prokuratuur võidab kaudsete tõendite põhjal. Aga jälle, siin on vaieldavaid lünki, mida kaitse võiks ära kasutada. Peab mõtlema, kas prokuratuur kavatseb sellele kõigele vastata. Kas on olemas tunnistaja, kes annab ütlusi selle kohta, mida ta nägi, mida ta kuulis, mida David võib-olla neile ütles? Võib-olla. Ja jätkates meie vestlust võimalikest lünkadest. Ma mõtlen, peale väidetava mõrvarelva puudumise, mida täpselt kasutas David väidetavalt selleks, et Celestet tükeldada. Sest prokurörid väidavad, et David tellis koju 3 mootorsaagi, kuid 2, mis leiti selle maja garaažist, ei andnud vere ega DNA proovi positiivset tulemust. Sama kehtib ka leitud elektrisae kohta. Tunnistused viitasid sellele, et kriminaalekspert arvas, et kui saeterasid oleks kasutatud inimese keha tükeldamiseks, poleks neid saanud nii puhtaks teha, et testimine oleks andnud negatiivse tulemuse. Ja mida ma selle kohta märgin, on see, et abikohtuarst Dr. H tunnistas, et teatud tükeldamine võib olla kooskõlas ketsaega tehtud lõigetega. Mis siis siin lahknevus on? Üks asi, millest prokurörid rääkisid, oli see 3. kadunud ketsaag. Ja nad esitasid selle Makita kaubamärgi 10-tollise ketsae tootefotod, ilmselt Home Depot'st, ilmselt Postmatesi kaudu kohale toimetatud. Aga detektiivid kinnitasid, et ketsaag ei olnud selles kohas. Nii palju kui me teame, neil seda ei ole. Ma mõtlen, kas see on see? Kas see on see, mida ta väidetavalt kasutas Celeste tükeldamiseks? Sest kui tööriista pole, on see puudujääk. Ma küsisin selle kohta erauurija Steve Fisherilt pärast eelkuulamist. Ta oli tegelikult osa ajast ka sellel eelkuulamisel kohal. Ta oli juhtumit jälginud juba algusest peale.
Siin on, mida ta Ketsae kohta ütles. No, kohtuarst ütles, et teate lagunemise astme tõttu ei saa nad kindlalt öelda, kui pikk see tera või muu teravese täpselt oli. Ja kuulge, ma arvan, et kõik eeldavad, et see oli tõenäoliselt nuga. Aga vahepeal möödus palju aega. See on minu jaoks hämmastav, et garaažis oli ikka veel mingitki tõendid, näiteks loik või midagi sellist. Ma mõtlen, see on ju rumaluseks, kui sa üritad seda varjata. Ja osa minust mõtleb, kas ta lihtsalt teadis, et ta jääb vahele ja lihtsalt ootas. See oli nii. Kas sa arvad, et kadunud mootorsaag on võti? Ja ma arvan, et see mootorsaag võib olla Santa Barbaras. Tead, ma arvan, teisel või kolmandal reisil, ma arvan, et ta võis olla. Tead küll saamas, sest kui sa vaatad seda teist reisi, nad väidavad, et see juhtus umbes 5. mail, umbes Cinco de Mayo ajal. Ja 8. mail ma arvan, et ta tegi sinna veel ühe reisi. Ja see paneb mind mõtlema, kas see oli selleks, et midagi selle järve lähedal ära visata või midagi sellist. Aga ma ei tea seda kindlalt. Ma lihtsalt arvan, et see võiks olla põhjus, miks, tead küll, ID lõpuks ka sealt leiti. See on nagu äraviskamise koht. Aga miks ta selle koha valis? Kuidas ta sellest kohast teadis? See on see, mis mul mõttes on. Ma olen seal käinud. See on kõrvaline koht. See on lihtsalt tee, mis läbib seda piirkonda. Need teed, mis sealt hargnevad, mõned viivad näiteks skaudilaagrisse, sellistesse kohtadesse, aga need ei ole eriti tiheda liiklusega teed. Nii et ma ei tea, kuidas ta üldse sellest kohast teadis, eriti keset tööd. Ja ma küsisin ka prokurör Nathan Hochmani käest kadunud mootorsae kohta. Ja kuna see on käimasolev juhtum, siis ta eriti midagi selle kohta ei öelnud. Aga minu isiklik arvamus on, kui neil oleks moistaag olemas, kas nad poleks seda siis eelkuulamisel esitlenud? Eks, kui neil oleks see olemas ja nad suudaksid tõestada, et seda kasutati tükeldamisel, nad oleksid selle esitlenud. Eriti kui nad leiavad mootorsae Santa Barbarast, kuhu ta väidetavalt läks. Ja võib-olla leiavad nad midagi enne kohtuprotsessi. Võib-olla leiavad nad selle väidetava mõrvarelva. Võib-olla leiavad nad mootorsae. Ma ei tea. Aga kui sa räägid lünkadest, tead, me ei kuulnud ühtegi tunnistajat ega pealtnägijat, kes oleks kindlalt öelnud, et Taavet sõitis autoga Santa Barbarasse. Kas keegi teine oleks võinud tema telefoni kasutada? Kas keegi teine oleks võinud tema autot kasutada? Tead, ma arvan, et veel üks puudujääk on lihtsalt tunnistajate puudumine selle kohta, mida nad nägid ja kuulsid. Ma pöördun tagasi prokuratuuri avalduse juurde. Prokurörid väidavad, et David valetas sõpradele ja tuttavatele väidetava lagunemislõhna kohta oma kodus, oma elukohas. Aga ma ei mäleta, et keegi oleks selle kohta tunnistanud. Me ei näinud Asia Collinsit. Me ei näinud, et Neil Langston oleks tunnistanud. Väidetavad Davidi sõbrad ja tuttavad. Ma mõtlen, kui minna tagasi 4. juulisse 2025. TMZ andmetel oli otseülekanne, kus David väidetavalt ütles oma sõpradele Neil Langstonile ja Uskanale selle lõhna kohta tema majas, öeldes, et ta vabandas oma vannitoa lõhna pärast, väites, et ta käis 2 tundi varem vannitoas. Kas prokuratuur kavatseb seda esitada, et öelda, et ta valetab selle lõhna kohta? Minu jaoks on küsimus, mille kohta nad siis tunnistaksid. Kui sa mäletad, meil arreteeriti väidetavalt selle eest, et ta ei ilmunud tunnistajana kohale. Ta toodi näiliselt tagasi Los Angelesse, et anda ütlusi suuržürii ees. Me teame, et ka Davidi pereliikmeid üritati kohtukutsega ütlusi andma kutsuda, et nad tunnistaksid. Mitte midagi sellest ei juhtunud sellel eelkuulamisel. Lüngad. Mille kohta nad tunnistaksid? Kas nad tunnistaksid väidetava ebaseadusliku seksuaalsuhte kohta Davidi ja Celesti vahel? Kas nad tunnistaksid Tesla kohta? Ma ei tea, aga jällegi prokuratuuril ei ole kohustust eelkuulamisel kõike esitada, mis neil olemas on. Pea meeles, Hochman ütles, et ainult väike osa tõenditest. Ja kui sa mõtled sellele, mille kohta need, kes on tema, Davidi, orbiidil, võiksid tunnistada, siis üks selle juhtumi võimalikest puudujääkidest ongi see. Ma ei mäleta, et oleks olnud ühtegi tunnistust selle kohta, et David oleks kellelegi sõnumi saatnud või suhelnud kavatsuses Celeste tappa, või et ta oleks tema ees kartnud, või et ta tahtis teda vaikima sundida, või et ta oleks midagi üles tunnistanud. Kas see tuleb välja? Võib-olla. Ma mõtlen, ma tulen tagasi selle juurde, mida advokaat Benarski, kaitseadvokaat, ütles kohtule eelkuulamisel. Pärast mitmepäevast tunnistamist tõendid näitavad ainult seda, et noore naise surnukeha transporditi ja varjati. Ja kuigi need kaudsed tõendid toetavad surma varjamist, see ei toeta tapmist ega vajalikku ettekavatsetud tahtlust, mis muudaks selle esimese astme mõrvaks. Ning seadus tunnistab 2 pahatahtlikkuse vormi ja tema väide oli, et kumbagi neist polnud. Ja kui kumbagi pole, siis pole ka mõrva. Otsene tapmiskavatsus tähendab teadlikku kavatsust elu võtta. Ja ta väitis, et pole ühtegi tõendit, mis näitaks, et Davidil oli siin teadlik kavatsus. Ta väitis, et pole kusagil ühtegi kavatsuse avaldust talle kahju teha. Tema poolt polnud tema vastu varem olnud vägivalda ega vaenulikkust. Kuidas nende suhe ja siin loetletud tõendid on hoopis vastupidised tapmispahatahtlikkusele? Ta väitis ka, et kaudset pahatahtlikkust ei olnud. Märkimisväärset provokatsiooni ei olnud. Ja ta ütleb vastupidiselt sellele, et kui vaadata provokatsiooni, siis see tuli Celesti poolt Davidi suunas. Tema oli see, kes ähvardas. Ta väitis, et 3 erilist asjaolu, mis muudaksid selle esimese astme mõrvasüüdistuse surmanuhtusele kvalifitseeruvaks, on põhiseadusvastaselt ebamäärased.
mis puudutab varitsust, siis kui vaadata esitatud tekstisõnumeid, võiks väita, et Celeste kutsus kohtumisele, mille käigus prokurörid väitsid, et ta tapeti. Ei olnud ootamatut rünnakut, sest ta teadis ja ootas, et David on kodus, et ta oli internetis mänge mängimas, kui ta sinna tuli või väidetavalt sinna tuli. Teine eriline asjaolu, mõrv rahalise kasu saamiseks. Ta väitis, et Davidi tulevane muusikukarjäär ei ole California seaduse järgi konkreetne rahaline huvi, et oodatavate tulevaste tulude kohta puudub Californias pretsedent. Ma arvan, et see võis olla kaitsjale raske argument, arvestades, kui palju raha ta teenis ja tal oli oma album. Aga kuidas on kolmanda erilise asjaoluga, tunnistaja mõrvaga? Ta väitis, et miski ei näidanud, et oleks olnud subjektiivset alust arvata, et Celeste oli huvitatud tunnistajaks olemisest või osalemisest mingis kriminaaluurimises. Kas ta tegi selgeks, et kavatseb prokuröridega koostööd teha või politseiga koostööd teha või politseisse minna? Ja ta väitis, et kõik Celesti ähvardused olid seotud sellega, et ta hävitab tema maine seltskonnas ja tööelus. Jällegi, et ta ei öelnud kunagi, et kavatseb politseisse minna. Prokuratuur vaidles sellele vastu. Kohtunik otsustas lõpuks, et praegu on piisavalt alust, et asi kohtusse saata. Kuid teate, ma toon välja, mis võiksid olla probleemid kohtuprotsessil. Järgmine asi, mida peame jälgima, on Davidi süüdistuse ettelugemine 31. augustil. See on süüdistuste ametlik ettelugemine. Saame aimu, mis on järgmised sammud selles asjas. Kuigi, las ma mainin veel üht asja. Ma küsisin Nathan Hochmani käest oma News Nationi saates Jesse Weber live'is võimaliku süü kokkuleppe kohta siin. Ma ei maininud, kas ta kaaluks kokkulepet seetõttu, et juhtumis on lünki. Ei, sest ta tunneb tõendites väga suurt kindlust. Ta teab sellest rohkem kui mina. Ta tunneb väga suurt kindlust, et nad suudavad Davidi süüdi mõista väljaspool mõistlikku kahtlust. Nüüd, ma küsisin temalt, kui mõeldes sellele, mida just sellel eelistungil esitleti. Celeste tükeldatud keha graafilised fotod, väidetavalt seksuaalselt selgesõnalised fotod Celestest. Kas sa tahad žüriid sellest kõigest säästa? Kas sa tahad perekonda sellest säästa? Ta ei ole veel surmanuhtlust maininud, eks. Kas nad liiguvad sellega edasi või mitte? Kas nad taotlevad seda? Kas see on läbirääkimisvahend? Teisisõnu, prokurör, kas sa kaaluksid kokkuleppe menetlust või tahad selle kohtuprotsessini viia? Ja prokurör, Hochman ütles mulle, et David võib teha ettepaneku. Eks näeme, mis saab. See ongi kõik, mis meil praegu Sidebaari jaoks on, kõigile. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple Podcastides, Spotify's või kus iganes te oma podcast'e kuulate. Samuti võite meid vaadata NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 ida aja järgi. Näeme järgmisel korral.